Armsad sõbrad, olen Enn Auksmann, Pärnu Elisabethi koguduse õpetaja ja tahan täna jagada teiega mõtteid paari salmi üle püha Matteuse ja ka püha Markuse evangeeliumist. Matteuse evangeeliumi 18. peatüki algusest võime lugeda. Sel ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid, kes on küll suurim taevariigis. Ja Jeesus kutsus lapsukese enese juurde, asetas tema nende keskele ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Kes nüüd iseennast alandab, nagu see lapsuke, on suurem taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab minu nimel, see võtab mind vastu. Püha Matteus on väga delikaatne seda lõiku alustades ja ütleb, et sel ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid, kes on küll suurim taevariigis. Ma ütlesin, et ma tahan lugeda ka püha Markuse evangeeliumist, sest Markus, kes sai oma informatsiooni tõenäoliselt püha Peetruse käest, ei ole nii delikaatne. Ja nimelt, tema kirjutab oma evangeeliumi 9. peatükis nii. Ja nad tulid Kapernauma ja koju jõudes Jeesus küsis neilt, mille üle te teel vaidlesite. Aga nad jäid vait, sest nad olid teel isekeskis vaielnud selle üle, kes on suurem. Ja tema istus maha ja kutsus need 12 ning ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, olgu ta kõikidest viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis lapse ja pani selle nende keskele ja kaisutas seda ja ütles neile, kes iganes ühe niisugusest lapsist vastu võtab minu nimel, see võtab mind vastu ja kes iganes mind vastu võtab, see ei võta mind vastu, vaid teda, kes mind on läkitanud. Niisiis, püha Markus räägib meile selle loo konteksti täpsemalt lahti. Jüngrid on vaielnud, arutanud isekeskis, kes on taevariigis suurim, kes neist on suurim. Ja Jeesus muidugi teades, mille üle nad arutlevad, küsib neilt siiski ja siis nad esitavad talle vastu küsimuse, nii nagu Matteus selle on edasi andnud, kes on küll suurim taevariigis. Jeesus vastab nõnda, et ta võtab ühe lapsukese, asetab ta nende keskele ja ütleb, et kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, siis ei pääse te üldse taevariiki. Jüngrite käitumine on üsna lapsik. See on üsna rumal. Kõigepealt juba seetõttu, et nad üldse omavahel vaidlevad, kes neist on suurem ja kes neist on tähtsam. See on lapsik teguviis. Aga edasi ka sellepärast, et nad arutlevad nii, nagu nad oleksid juba taevariigis, nagu nad oleksid juba kohal. Kõnekäänuga öeldes võiksime ütelda, et nad jagavad veel laskmata karu nahka. Nad ei küsi, kuidas me võiksime pääseda taevariiki, vaid nad küsivad, kes on seal suurim. Nad on igati lapsikud. Nad käituvad väga rumalalt. Ja kui me nüüd mõtleme Jeesuse vastuse peale, siis kui ta võtab ühe lapse ja seab selle eeskujuks ja ütleb, et ka jüngrid peaksid saama laste sarnaseks, selle lapse sarnaseks, siis järelikult peab ta mõtlema midagi muud kui taolist lapsikust, mida jüngritel oli juba niigi piisavalt. Mida Jeesus selle teoga, selle vastusega õieti ütelda tahtis? Küllap seda kõige lihtsamalt väljendudes, et taevariigis on nii-öelda suurim see, keda me ei oska arvatagi. Jüngrid arutasid omavahel, võib-olla nad möönsid, et ehk on peale nendegi veel teisi, kes võiksid olla seal taevariigis suurimad, aga on päris kindel, et selle väikse lapse peale ei mõelnud neist mitte keegi. Ja just selle, kes on inimeste meelest nii-öelda mitte keegi, selle tõstab Jeesus esile, paneb
keskele seisma ja ütleb, et vaadake, tema ongi. Ja kes iganes ühe niisuguse pisikese võtab vastu minu pärast, minu nime pärast, see võtab mind vastu ja võtab vastu Jumala enda. Sest Jumal võtab vastu just nimelt neid pisikesi ja mitte keegi ei ole tema jaoks liiga tähtsusetu. See tuletab meelde püha apostel Pauluse sõnad tema Korintose kirja algusest. Vaadake ometi, vennad, oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid, vaid mis on jõle maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi tarkadele. Ja mis on nõder maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi sellele, mis on vägev. Ja mis maailma ees on halvast soost ja põlatud, selle on Jumal valinud. Selle, mis midagi ei ole, et teha tühjaks seda, mis midagi on. Et ükski liha ei kiitleks Jumala ees. Tema võtab vastu. Tema tõstab suurimaks selle, keda me ei arvakski. Ja senikaua, kuni me oleme kinni oma isekas lapsikuses, tahtes olla esimesed, tahtes olla suuremad ja põlates teisi, seni ei ole meil taevariiki asja. Alles siis, kui me saame lapseks sellises mõttes, nagu peab silmas Jeesus, pannes kogu oma usalduse lõpuni ainult temale, tema armule, siis on taevariik meile avatud ja siis me võime seal igavesti rõõmutseda. Soovin teile kõigile rohket Jumala õnnistust ja loodan teiega kord seal taevariigis kohtuda.